Hei ja siit uuesti 3 nippi või 3 nõuannet, mida sina saad enda aias teha või arvesse võtta, kui sa tahad saada endale harmoonilisemat aeda. Number 1 on see, et kui sul on olemasolevad taimed aias, olemasolevad puud, põõsad, siis seo need ära istutusalasse. Kui sul on need väga hajutatult istutatud, siis see mõjub kohe väga kaootiliselt, aga kui nad on istutusala sees, konkreetsed piirjooned on, siis see muutub muudab aia pildi siis hoopis harmoonilisemaks. See on number 1 kõige olulisem asi. Näiteks siin Palusalu aias ka, et kui on vanad õunapuud, siin on üks vanematest, mis on küll meie ajal istutatud, seesama siin. Aga mis oli enne ka üksikult siin heinamaa sees, siis selle ümber sai istutusala loodud. Et istutusala sisse kõik üksikud elemendid, see muudab pildi palju paremaks ja konkreetsemaks. Kui sul on üksikud põõsad istutatud laiali hajusalt, siis vägisi sa ei pea tegema nende ümber istutusala. Pigem vaata, kas neid annab ümber istutada, kas neid annab tuua sellele suurele istutusalale. Või kui sul on näiteks pojengid. Eile oli mul just huvitav kõne ühe aiapidajaga, kellel on pojengi rida maja ees, vana peenar, mis on nagu vanast aiast seal alles ja ta ei taha sellest loobuda. Ehk siis ta ei taha pojengidest loobuda. Aga mida sa saad teha? Sa saad need pojengid kujunduses ära kasutada. Sa saad kõik püsililled ära kasutada. See, et nad on sul kuskil muru keskel, ei tähenda, et nad peavad sinna vägisi jääma. Näitan sulle vahelduseks seda ägedat sügisastert, siledat sügisastert Anneke Vanderi jõukti, mis praegu on täisõies ja lihtsalt väga-väga ilus. Number 2 on see, et loo oma aias ruume. Loo loogilisi ruume, kus sa saad olla, mis muudavad ka aia huvitavaks, et muudavad ka aia teekonna huvitavaks. Mida need ruumid tähendavad? Tähendavad seda, et sul on midagi vertikaalset, näiteks mingid puud, põõsad, mis loovad sulle seina, võib-olla püsililled, mis lisaks loovad seda seina, võib-olla on sul mingid ehituslikud struktuurid, pergolad, mis loovad ka mingit katust näiteks. Loo aias ruume, see muudab aia läbimõeldumaks, loogilisemaks, harmoonilisemaks. Kui need ruumid on siis läbimõeldud ja nii-öelda loogilises järjekorras. Ja number 3, mis mul enne meelde ei tulnud, on see, et vaata üle aia hooajalisus. Okaspuud, lehtpuud, lehtpõõsad, sügisastrad. Sügisastrad on sügise kohustuslik element. Praegu sügisasterdega tulevad need oranžikad, kollakad toonid väga hästi moodustavad kontrasti. Need sügisastrad, erinevad sordid, roosasid, siniseid, siin on üks inglisõiekas aster siniste roosade toonidega. Vaata läbi oma aia hooajalisus. Millised värvid, mis struktuurid sellele mingid põetud elemendid, põetud puud, põõsad, okaspuud. Need annavad väga palju aiale juurde, see annab ka sellele harmoonilisusele väga palju juurde. Kui sa ainult kujundad oma aia suvebaasil, et sul oleks ainult suvel tore olla või ainult talvebaasil, ehk siis paljud teevad ka ainult okaspuudega, et oleks hea lihtne, niinimetatud lihtne ja ilus, aga kas meil on talvel? Jah, talvel on see, aga mis veel suvel on, okaspuud ei õitse väga palju. Vot. Ehk siis need 3 olulist asja tasub kindlasti meeles pidada, kui sa tahad harmoonilisemat aeda ja kui sa tahad selle asja kohta rohkem õppida, siis sel laupäeval ma teen oma sünnipäeva webinari, kus ma räägin põhivigadest, mida iga algaja aiapidaja või alustav aiapidaja peaks teadma enne, kui sa siis asud oma aeda kas kujundama, rajama või sellega nii-öelda toimetama. Ja kui sul on aed olemas, siis soovitan ka tulla, sellepärast, et seal sa saad ka olemasoleva aia kohta tegelikult päris palju selliseid nippe või nõuandeid, mida enda olemasolevas aias võib-olla muuta saad, paremaks teha saad, teisiti teha saad. Sest et olgem ausad, aed muutub kogu aeg ja olemasolev aed ei tähenda seda, et sa seda kunagi muutma ei peaks, ei tohiks või ei saaks. Igal juhul kõik on võimalik ja kutsun sind osalema siis sellele täiesti tasuta webinarile. See toimub laupäeval, 9. novembril kell 10. Ma panen selle registreerimislingi siia alla.
muidu aadress on www.palusaluaiad.ee/webinar 2 V-ga ja ootan sind osalema. Tuleb väga äge webinar. Tšau!